siiras rõõm selline koosseis ja sellised nii minevikus kui täna väga olulised inimesed, isikud, ametnikud, teenistujad, kõik, kes te siia olete tulnud. Täna siis vestlusteemana 2007 aasta aset leidnud massirahutuse, ulatuslik massirahutus, pronksiöö, mis kulmineerus selleks. Ja see oli 19 aastat juba tagasi ja leidsime, et oleks väga õige aeg selline taaskord tuua välja, kuulata, küsida, mõelda, arutleda siis erinevatel selle massirahutustega seotud teemadel. Et täna meil siis peavestleja kantsler Tarmo Miilits ministeeriumist, kes siis sel ajal oli politseioperatsioonijuht ja ametnikuna PPA Põhja-prefektuuri korrakaitsepolitseijuht ja aseprefekt korrakaitsevaldkond. Ja, et siis veel, kes meil siin täna meenutavad nagu vahetult oma kogemusi, kaks selleaegset vanemoperatiivkorrapidajat, Andre Tammik ja Andres Muuma. Siin nad on. Tean, et Alo Tammsalu oli sel ajal Päästeameti peadirektori asetäitja, aga sündmuste käigus siis riikliku staabi liige. Ja siis on meil konkreetselt sündmuste keskelt Tarmo Klooster, kes oli siis Lilleküla esimese või teise auto. Esimese vahtkonna peadirektori. Ja lisaks meil on väga oluline persoon Tallinna Kiirabi siis peast, doktor Raul Adlas, kes siis oli ka sündmuste keerises. Sündmuskomeedik. Üsna selle koha peal, kus siin selle pildi siit. Tegelikult see lõik oli, see mäletad, see lõik, seal oli see kui apteegi ees, kus see Jaan Luid läks. Kui kahju. Ja ma loodan seda. Ja Janek Klass oli siis sel ajal TTPA ja Harjumaa päästeteenistus. Siis selle ajal oli Põhja-Eesti päästekeskus. Iga aasta muudeti nimesid. Aga ma olin teisel päeval istusin jah Pärnu maanteel staabis pääste esindamisest. Ja mina ise siis Raul Raidlana olin esimesel õhtul öösel siis samas operatiivstaabis. Jah. Aga siis lähmegi liikuma niimoodi, et meil on ka videomaterjale ja siin Urmas Ojastele suur tänu. Urmas Ojaste oli siis neil päevil oma sellist väärikat elu riskides kaameramees. Et on tal olemas meil siin ka must materjal, mis päädis ka selliste episoodidega, kus siis motorolleriga tuli lihtsalt kabakat eest ära sõita, muidu saab tappa. Et kaamera lihtsalt filmib asfaltteed. Ja lisaks siis meil täna, mida me vaatame, kus Urmas Ojast on andnud väga suure panuse, on siis Pronksiöö Vene mäss Tallinnas. Selline film on olemas, kus me vaatame teatud episoode või teatud hetki. Et me ei vaata kogu filmi on 45 minutit. Selleks meil täna aega ei ole, sest meie mehed tahavad ka rääkida. Ja mina teen väikse sissejuhatuse, väikse episoodiga ja siis saab Tarmo Miilits endale selle vooru ja räägib siis kogu sellest asjast. Nii, kas mul on midagi ette rääkimata, Urmas? Tahad sa omalt poolt ka midagi ette rääkida? Ma töötasin politseiameti pressis tehnilise töötajana. Herman Simmi ajal. Herman Simm võttis nüüd tööle. Ja... See on kaplan. Ma olin 2009 aastat Madeeral. Kui naine eriks kapootsid taga, mõtlesin, ta näeb ju, et ma olen Madeeral. Mõtlesin, mis värk on, Herman Simm pandi kinni. Ja otsitakse arhiivi, ei ole
ameti arhiivi jälge, et kõik on kadunud. Ja ma olin jah, lepinguline töötaja, aga ma ei olnud ainult seal lepinguline töötaja, ma olin Eesti filmiarhiivis, pluss Martin Liivulga lähedal isegi Tallinna Põlletõge Päästeametis. Ainult asi, üks mees päästis mind ära, Harald Pepikson, kui Jüri Pihli asetäitja Koplis onaneeris ja ma tegin sellest uudise. Ta on nüüd kadunud mees. Jah, siis ma küsisin Lepiksoni käest, et kuidas saab Jüri Pihli asetäitja olla selline nii kõva mees. Ja Lepikson hakkas uurima, kes on Urmas Ojaste, siis tuli välja, et eriliste maffiastruktuuride esindaja. Tähendab, politsei nädal ja politsei oma, ta oli, ma lõpun ära, politsei oma, see oli Toomas Leppamaa, kes unustas kogemata 200 000 krooni Eesti riikliku televisiooni raha oma tahataskusse. Ja Lepikson ütles, et selline mees nagu Urmas Ojaste ei pea meil pressis töötama, kui ta saab iga aasta on saanud 80 000 krooni raha, et teda üleval pidada. See oli nii väike sissejuhatus. Sissejuhatus Urmasest ja elust ja tegemistest. Et me vaatame, kuidas me neid teatud klippe siin veel vaadata saame, aga jah, tuleb siis meil sissejuhatus. Šatt, see valgus. Kustute valgus. Kes siin oli heliteadja? Helirežissöör, kes oli? Mida saab keerata? Politseinikud. Nendel oli jalgade eest, liini oli, nende jalgades oli see lill. Ainuke väljapääs kuidagi need lilled kuskile sokutada, sest üle minna ei saa üle tee. And what was interesting to me was the diversity of the whole situation, where there were some people in the crowd just holding out flowers, there were some that were crying, there were some that had makeshift signs, there were some that were angry. Raske oli seal sees liikuda, sellepärast et rääkisin eesti keelt ja siis nad nagu tuli mulle ütlema, et mis sa siin teed ja et sa räägid eesti keelt ja mine minema. Ja kõik nagu midagi ootasid. Keegi ei teadnud, ausalt, kui meie tulime, ka mina hakkasin ka mõtlema, mis ma siin teen. И чувствовал, что что-то должно произойти. Но люди же любопытные. И все хотели посмотреть, а что же все-таки произойдет? Неужели власть risknjot снять, сломать памятник? Rõõm näha neljapäev, 26. aprill, Kanal 2 programmis Reporter. Meile teadaolevatel andmetel on Tallinna kesklinnas läinud olukord päris kriitiliseks ja me üritame praegu kätte saada kolleeg Imre Kaasi. Ma ei tea, kas see nüüd õnnestub või mitte. Nüüd ma kuulen. Tere! Reporteri toimetuses valitses väga ärev õhkkond. Meil oli üks kaameramees ja üks reporter päev otsa passinud sealt ja telefoni teel oli ühendus nendega, et rahvamass käärib ennast üles ja hinged tõusevad. Ja ma läksin teadmisega, et ma jään umbes tunniks. Üritati solvata, provotseerida igasuguste loomade nimedega, igasuguste seksuaalvähemuste nimedega ja nii edasi. Psüühiliselt raskem oli vene nimedega poistel, et oli näha, et käidi ja vaadati nimesid, pildistati nimesilte ja just neid solvati nagu tunduvalt rohkem. Üks huvitav seik oli see, et ühiti sihukest lauset nagu, et eestlased on fašistid. Ja siis üks tüdruk, kes minu ees seisis oma seltskonnaga seal isitsid, karjusid seda ka. Siis ta ütles, et oi, aga 3 päeva pärast ma saan oma Eesti passi kätte, et siis olin mina ka fašist. Ja siis nad itsitsid selle üle tükk aega, siis läheb, mis sina oled siin politsei. Нельзя народ долго держать на одном месте, не предложив им что-то. Нельзя.
vigastatud juba olemas. Paraku nii see on ja kuskil seal 20-30 inimest otsustas sellest ilmkindist läbi tungida sinna pronksude alale ja seepärast tuli see kiiresti juurde nõudepolitseinikke, kes noori juubereid tagasi surusid, aga paraku nad ei tantunud ja asi läks päris kõvaks vadinaks. Rahvameelsus siis mingist hetkest muutus vägivaldseks. Если человек, возбужденный несправедливостью, видит перед собой цепочку полиции, он, естественно, хочет эту цепочку порвать. А тем более психология русского человека. Если ему говорят, Вася, этого нельзя делать, ну не надо, Вася, это делать, так Вася обязательно это будет делать. Kuna see rahvas liikus politseiametnikele peale, siis lükkas nad kõigil sõidutee peale. Saime enda ülesande selle, et hoida seda neid inimesi ikkagi seal rahvusraamatukogu ees oleval alal ja mingil hetkel hakkas rahvamass liikuma tagasi. No kogu see mass liikus väga kiiresti tagasi. Tekkis siuke nagu tühi auk sinna vahele, et politsei kutsus omad nagu tagasi. Ilmselt nad ei olnud valmis veel nagu kogu massiga minema. Ja sellest sai see mass nagu tohutu energia, et neid kardetakse. Что обычно в таком случае делают нормальные протестанты? Они ищут, а где же камень, чтобы кинуть в ответ. И вот началось. Kui politsei müüri ja rahvamassi vahele üks umbes 70-aastane meesterahvas vene rahvusest, kes kutsus üles kõiki venelasi laiale minema. Selle vene vanamehe juurde tuli üks väike umbes 8-9 aastane poiss ja küsis, Djadja, почему Putin нас не помогает? Onu, miks Putin meid ei aita? Hakkasime andma korraldusi läbi megafoni. Mäsu ja melu läks nii kõvaks, et see megafonis antud korraldused enam tulemust ei andnud. Seetõttu otsustasime anda sellest märku, et politsei on asunud tegevusse, kasutada erinevaid pyrotehnilisi vahendeid. Люди были очень злые, были настроены против властей, против Ансипа, русских. Осталось такое чувство, что их как бы пригнетают, тут унижают, что из-за того, что это не русские. Тут же очень много людей, у кого нет эстонского гражданства и нет также российского гражданства, то есть у них серый паспорт называется так. Или еще что-то, как бы русских так ненавидят, можно сказать. И это все долгие годы это накапливалось. А потом, когда эти самые строем начали бегать эти самые космонавты, и они бьют вот с тупыми глазами, это роботы. Вот эти роботы были брошены на толпу. Ja sellest pidi iga inimene aru saama, et sellest hetkest on politsei asunud tegevusse ja nagu varem oli öeldud, et nende suhtes, kes ei allu politsei korraldustele või osutavad vägivalda, oleme sunnitud kasutama eri vahendeid ja füüsilist jõudu. И самое странное, что вот полицейский этот ряд шеренга дошла до половины улицы Tõnismägi и остановилась. Meile püstitatud eesmärk oli siis piirduda esialgu selle Tõnismäega ja seal tekkis siis selline suurem kividega loopimine ja kus siis olid ka esimesed kannatanud nii politseinike hulgast kui siis ka tavakodanike hulgast. Полиция специально остановилась. Фактически она разозленную толпу, толпа, которая была избита, в которой пускали газ, эта толпа вдруг оказалась
на большой площади, значит, нужно что? Отомстить. Just. See oli siis selline sissejuhatav klipp. me jäime nüüd siin seisma, kus Andrei Sammik kaugelt tehti jumala segamini. No tähendab enam-vähem selles paikkonnas. Kino kosmosele. Ja Tarmo klooster oli ka seal, eks ole. Aga lähme nüüd jah edasi siis. Tarmo pildi. Väga hea. Jah. Kõigepealt vast hakkan sealt pihta, et ma olen pärit ka nõukaajast, kuna 70 olen sündinud. Ja kui mul seda esitlust ei oleks, siis tõenäoliselt, ma ei tea, kes on ka kuskil sinna vanusesse ja nõukaaeg kuskil koolis käinud, siis mäletate, et 9. mail väga vastikul kuupäeval peeti koolides sõjaveterane, teisel maailmasõja veterane, selleks, et need saaksid rääkida oma siis nagu tohutustest kangelaslugudest. Siis nad iga aasta teeti, ma käisin Kilingi-Nõmme keskkoolis, samas koolis, kus üks teie kolleeg ka käib, kooliväikkooli nad on. Ja toodi neid veterane sinna ja siis samad tüübid, kes iga aasta, õnneks neid läks ka vanuse tõttu sealt eest ära. Ja siis, aga mis oli huvitav, nagu noortel inimestel on mälu hea, vanematel ei ole. Ma olen nüüd seal vanuses, kus mälu enam väga hästi ei ole. Ja noored, kes ei meeldi, et siis klassis õppisid, need või minusugustel on. Et need samad tüübid, iga aastaga läks neil lahinguid tuli juurde, haavata saamisi tuli juurde, eks ole, ordenid, medalid, asju ka, ühesõnaga kangelastööd aastas läksid üha suuremaks ja neid kaasatud tunduvalt rohkematesse lahingutesse kui eelmistel aastatel. Mul oleks lugu täpselt samamoodi, kui mul oleks seda audentset esitlust, kui see 19 aastat, siis on vana. See on kõik sellel vanadel põhjadel, kõik sellised logosid ka absoluutselt enam pole, et noh, see on selline audentne sellest ajast, et ma olen saanud teinud uuemaks ainult 2 viimast slaidi, mis on need peamised järeldused, et olen neid järeldusi natuke juurde toonud. Kõigepealt jah, selle politseioperatsiooni nimeks sai tänav. Kõigepealt sellele sündmustele, te mäletate, eelnes selline jõle vastik õhkkond, mis oli mingi paar aastat vähemalt on. Ühiskonnas olid pinged nii üleval rahvuste vahel ja keesse korralikult selline rahulolematus, rääkimata veel poliitilistest võitlustest. Segadus oli kõik selle sümboolikaga, mis sümboolika on lubatud, mis sümboolika ei ole lubatud. Vehiti nüüd punaste või ENSK lippudega, aeti üksteist korralikult nagu närvi. Ja kui ennem oli nii, et need piketid hakkasid kuskil seal 9. mai paiku ja siis oli selle Tallinna vallutamise ja teised vaatasid, et see on vabastamine. Meie vaatasime see vallutamine, teine pool vaatas seda, et see on vabastamise kuupäev, eks ole, et hakkasid tulema välja siis sellistel aegadel need erinevad inimesed. Et kes siis, üks tahtis tuletada meelde seda Venemaa aega, igatses seda aega, tuli see sellise sümboolikaga ja üritati seda mälu üleval hoida sõduri riietes seal mingit lapsi tooda ja tuua välja sinna nii pronkssõduri juurde kui ka kalmistutel käia. Saatkond oli kõvasti tegevustesse kaasatud, kogu see Vene õigeusu pool oli kaasatud, sellised erinevad ühiskonnas sellised eestvedajad, hääletorud, keda siis nagu kuulati. Ja need pinged läksid järjest nagu üles. Et kui alguses oli 2 korda aastas, mitmed aastad, siis kui pinged rohkem üles läksid, see tähendas seda, et algus oli iga laupäev, siis hakkas olema iga reede, iga laupäev, iga pühapäev, koht on Tõnismägi ja kogu aeg seal trall käis, politseinikud kogu aeg seal midagi pidid tegema. Alguses eemalt vaatama, passima, aga siis pidid üha rohkem sekkuma ka, sellest oli ka selline ega see signaal jätti ka valitsuse poole pealt, sa ei saagi siis hästi aru politseinikule, et kuidas sa peaksid nagu käituma kui valitsus. Ühed ütlevad, et on õigus protesteerida, meelt avaldada, teised ütlevad jälle, et kuule, et ei ole, mille eest nad väljas seisa ja vaata, mis sümboolika see on, samas see sümboolika ei olnud veel õiguses keelatud. Et see nõukogude aegse sümboolika nagu kasutamise kõike ärritas. Me tegime korraliku ühega ämbri, mis sellele eelnes nendele sündmustele, tõenäoliselt see on sündmuste selline põhjustaja, et sealt edasi argneksid sellised tõsised asjad, aga üks meile sellele eelnenud ämber mõned kuud ennem seda konkreetset juhtumit oli see, kus jälle ühe nädalavahetusel protestisid seal pronkssõduri juures väljas. Ja siis oli selline, et natuke selline Eesti aktiivne mees oli Jüri Böhm, kes oma seltskonnaga tuli ka sinna alati, tuli Eesti lipuga,
suur hulk venelasi oma punastega seal ennast üles kütnud ja siis tulevad Eestimaal Eesti lipuga mõned inimesed sinna. Ja siis politseinikena tegime vale otsuse. Kuule, sa lähed sinna, sa saad peksa. Ära mine siin provotseerima, ole lipuga siinpool teed, me oleme politseinikele siin, kaitseme, eks ole, sind seal tõotsuteeri kuule, mis asja. No mees maal Eesti lipuga lähen käin, kus tahan. No ja läkski sinna siis üle selle Tõnismäel üle Teesmäe bussipeatusesse ja sealgi läkski, hakati lipu käest ära rebima ja lipp juba hakkas sinna jalga tulema, siis politseinikud tulid juurde ja mis nagu tegid valesti, mitte ei sekkunud jõuliselt ja andnud siis näidanud seda kohta kätte ja kehtestanud selle Eesti riigi võimu, vaid panime selle Jüri Pöömi koos Eesti lipuga politseiautosse ja viisime minema. Et see oli nagu tõsine meie poolt nagu selline ämber. Ja loomulikult selline, kui on ühiskonnas sellised segaseks signaalid ka, politsei ka kogemuse tõttu või taktikalise vea tõttu tegi sellise lolli asja. Kõik nagu peeglid tulid ka meie poole, et kuule, mis siis on, et siis millisest riigist, millisest territooriumist me siin räägime, kes siin nagu siis peremehed on või millest või meie tahame siin Nõukogude Liitu nagu tagasi. Eks see muudkui kogu aeg arenes seda sissetagi, et jääks meelde, et sellele konkreetsele juhtumil ikka eelnes ikka päris mitu aastat jada nagu sellised tegevused. See on selline see sümbol, see pronkssõdur. Võis korra seda, et just sa ütlesid, see Pöömi juhtum, siis võib-olla tagasi veel meenutada aastat 2004, kui oli Vihula, kus tegelikult ka eestlased selle tegevuse. Et need kaks asja, ma ei tea, kahte asja võiks ka koos vaadata. Kindlasti see on oma mõju ka see Vihula samamoodi ja seal oli juhtumid veel ja veel. See on seesama, et kui valitsus ütles selgelt, et poliitiline pool nii-öelda, mis siis on, mis reeglid me siin kehtestame või kuidas me nagu siin nagu käitume, et lasti kuidagi ise minna omavahel jageleti ka seal, ei olnud sellist ühtsust, sest väga segased ajad ja pinged läksid nii üles ja siis üks asi paugu väike. Kas ka siis 2003 aasta siis saatkonna juures? Ja need kõik läheb tegelikult sinna kategooriasse ka, et Eesti riigis ei olnud taasiseseisvuse ajal olnud ühtegi sellist tõsist intsidenti, kus politsei oleks pidanud nii massiliselt jõudu kasutama, mitte kunagi. Ja õnneks ei ole peale seda niisuguses hulgas on, kus oleks pidanud nii jõhkrat jõudu, isegi võib öelda, et ka vägivalda kasutama, mis sellel hetkel oli tolereeritud sellepärast, et lihtsalt et pinged olid viidud nii ülesse ja isegi tänasel päeval, kui selline asi nii juhtuks, siis tõenäoliselt lõppeks õiguslikus mõttes nii mitmegi politseiniku kinni minemisega tänapäeva õiguse järgi. Siis oli see natuke vähe nagu teistmoodi, aga see oli see aeg, see seadus ja see õigus ja nii edasi. Aga hakkan järjest neid asju siis nagu lahkama ja siis selles esitluses on palju ka selliseid nagu fakte, aga kõige rohkem ma tahan tegelikult peatuda kahel viimasel slaidil ja just rääkida hästi palju sellistel nagu psühholoogilistel pooltel teemadel nagu ja kindlasti Raul saab seda siin toetada ja kolleegid pääste poole pealt ka veel, et mis ta nagu meile oli, kui politseinikele ja muidugi kaasatud päästjatele ja meedikutele ja kõigil, kes seal meil kaasatud olid. Kõigepealt selle operatsiooni see kestus oli pikk tegelikult. Et me oleme harjunud tegema sellised lühiskelt sutsakaid või visiidid näiteks riigis on visiidid, kindel 2 päeva, pingutame, toome jõud kohale, teeme ära, aga me ei olnud harjunud tegema sellist pikka planeerimist, kus see kestab tegelikult järgmistel slaidil näha vist 18 päeva. Ja ta läks üle riigi ja ta nagu vahepeal pingelised momendid, vahepeal rahulikud momendid, tegelikult oskus selliselt nagu planeerida inimesi, pluss on see väljaõppe pool. Sellel ajal oli, ma ise olin ka Märuli politsei ennem seda oma karjääris. Mina olin siis vastutav ka Märuli politsei siis nagu moodustamise eest ja selle 60 inimese siis koondamise, koolituse väljaõppe eest sain seda teha 1,5 aastat. Ehk siis Märuli politsei nagu loomise eest oli ka mina vastutav, sellepärast et ma olin ennem seda politseikoolis 10 aastat õpetasin enesekaitsjate taktikat põhiliselt ja massirahutusi kaasa arvatud. See Soomes käidud, Saksas käidud ja Eestis olid eksperte selles valdkonnas. Oli tõesti ühe käe sõrmedega ja siis ütles, et kuule, nüüd hakkate seda tegema, sest te midagigi sellest natuke teate. Aga see koolituse väljaõppe tase, varustuse tase, mis ta oli 19 aastat, tegelikult see kogemuste küsimus on ja õiguse vastav kohendamise küsimus. Varustuse küsimus, koolituse väljaõppe, psühholoogilise valmisoleku. Me sellel hetkel, meil oli väga vähe kogemusi.